katse 1. Tere! Olen Martin Sillaste ja tutvustan, mida õppisin selle laboritöö käigus. Laboritöö eesmärk oli uurida alalisvooluahelate omadusi ja seaduspärasusi, kasutades erinevaid mõõteseadmeid ning analüüsides tulemusi. Katse käigus õppisin, kuidas kasutada voltmeetrit, ampertange. Tegelikult ampertange kasutasin S-t korda, väga huvitav oli. Toiteallikat, et Katse 2. Laboritöö 4. Katse 3. Tere! Olen Martin Sillaste ja tutvustan, mida õppisin selle laboritöö käigus. Nii. Mine munn, ime, meesed. Nii. Katse 4. Tere! Olen Martin Sillaste ja tutvustan, mida õppisin selle laboritöö käigus. Laboritöö eesmärk oli uurida alalisvooluahelate omadusi ja seaduspärasusi, kasutades erinevaid mõõteseadmeid ning analüüsides tulemusi. Katse käigus õppisin, kuidas kasutada voltmeetrit, ampertange, tegelikult kasutasin S-t korda, väga huvitav oli, ja toiteallikat, et mõõta voolu, pinget ja takistust ning nende vahelisi seoseid. Tegelikult olid ka takistused, aga nendega ma väga ei tegelen. Mõistsin, kuidas rakendada Ohmi seadust ja võimsuse arvutusi, et analüüsida elektriahela käitumist. Samuti sain praktilise kogemuse katsekäigu planeerimisel ja läbiviimisel. Muidugi kõige tähtsam osa oli see skeem. Absoluutselt imeline. Okei. Tegelikult tegin nalja. Õpetaja näitas kõik nipet-näpet, kuidas teha, nii et me ainult pidime mõõtma. Aga tagasi. Õppisin veel, et süsteemi komponentide töökindlus ja mõõtmistäpsus on kriitilise tähtsusega ning et elektriahela omadusi saab optimeerida vastavalt soovitud töötingimustele. See laboritöö aitas paremini mõista elektrotehnika põhiprintsiibe ja andis väärtuslikku kogemust reaalsete mõõtmiste ja andmete analüüsimisel. Aitäh kuulamast!